Tere tulemast hommikupalvele. Täna mul on abiks Ivo Käsk, Adventkiriku üks Baltimaade juht ja ta on nüüd saanud ka värskelt abipolitseinikuks. Nüüd on tal esimest korda, mis vorm seljas, on see esimene vorm? Ei, no, ma olen paar korda varem ka pannud, aga need palvusele saan esimest korda tulla vormis. Jah, nüüd on nagu rohkem üks meie seast. Tere tulemast. Nagu päris, aitäh. Ja ma alustan hommikupalvust ikka piiblitekstega ja ma loen piiblist Johannese evangeeliumist 14. peatükist. Teie süda, Jeesuse sõnad, mida siis Jeesus oma jüngritele ütleb, on niimoodi. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tuleme jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde, muidu kui minu kaudu. Ja keskenduksin siin sellele tähelepanekule tee, et Jeesus räägib sellest teest. Ja meie kõigi elu sisaldab sündi, sisaldab elu raskusi, kannatusi ja ka rõõmu ja ka surma. Me kõik ühel päeval sureme, aga et meie elutee viiks meid Jumala juurde, on Jumal andnud selleks teeks Jeesuse. Nii nagu ma lugesin, ütles Jeesus, et tema on tee ja tõde ja elu ning ei saa teisiti taevas isa juurde kui läbi Jeesuse. Ja piibel räägib sellest, kuidas me peaksime elama, et jõuda kord taevas isa juurde. Ja need on need algusmõtted sellest teest. Ja nüüd laulame 2 laulu. Au su nimele, maal, mis nii külluslik. Au su nimele, maal, mis nii külluslik, kus voolab su rikkus kõik. Au su nimele, au su nimele, kui ka saatusin kõrbesse, kui ka kõnniksin surmadel. Au su nimele, iga õnnistuse eest ma issand kiilan sind. Kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii, austus sinu nimele, au su nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Au su nimele, kui mind paiknab su päikene, kui kõik maailm on nii, kuis peab, au su nimele. Au su nimele, ka siis, kui tee on okkane, kuigi ooper mul valude, au su nimele. Iga õnnistuse eest ma issand kiidan sind, kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii, austus sinu nimele, au su nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon au su nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon au su nimele. Austus sinu nimele.
nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Ja teine laul on Mina lähen armujõele. Mina lähen armujõele, toon kõik patud, mis koormavad. Tule saja, puhasta mind, Jumal soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovib sind kohata seal. Nendes vetes armuvägi tervendab ja vabastab. Mina lähen armujõele, Jumal soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovib sind kohata seal. Tule kaasa armujõele, leia tegu võrratu. Tema kutsub, tema ootab, Jeesus soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovib sind kohata seal. Nii, 2 ilusat laulu. Nüüd annan edasi sõna Ivole. Ivo jagab lugu. Lugu oli siis selles, et kord läks mandrimees Hiiumaale ja küsis Heltermaal sadama kaptenilt, et kuhu see tee viib. Ja kapten vastas, et ma olen siin eluaeg sadamas koha peal elanud ja see tee ei vii kuskile. Ja ei lähe kuskile, see on kogu aeg ikka oma koha peal. Ja mandrimees küsis, et no ütle, kuhu see tee siis viib. Ja kapten vastas, ei, see tee ei vii kuhugi, ikka ise pead minema. Need on need hiidlaste head naljad. Üks tee ei vii kuskile, ikka ise peab minema. Ja kui ühte kindlat teed mööda minna, siis jõuab sinna, kuhu see tee viib. Ja olin eile Riias ja kui minu tööpäev lõppes, siis kolleegil, kellega pidime koos koju sõitma, oli veel üks koosolek. Mina tahtsin kõndida ja ma saatsin talle sõnumi, et ma hakkasin juba Tallinna poole astuma. Ma oleksin ilmselt Tallinnasse kohale ka jõudnud, kui ma oleksin piisavalt kaua kõndinud. Ma jõudsin peaaegu linna serva. Aga jätkates natuke hiidlase sõnamängu, et ilmestada tänast mõtet. Esiteks kõik teed viivad kuskile, kui mööda neid minna. Et iga püsiv hea ettevõtmine, see viib hea tulemuseni. Et kui hakkan igal päeval tegema kätekõverdusi, siis minu tulemus paraneb, minu võimekus kasvab ja kui tahan, saan isegi politseikooli sisse. Ja kui võtan jällegi külge mõne halva harjumuse, siis see viib paratamatult soovimatute tagajärgedeni, kuhu see tee viib. Et kui ühte teed mööda muud kui minna, siis jõuame sinna, kuhu see tee meid viib. Ja teiseks, me valime ise oma teed, mida mööda minna, need ei vii meid ise. Ja miskipärast on nii, et häid valikuid teha on alati raskem. Olgu see siis igapäevastes harjumustes või suhetes või üldse elus. Ja igas mõttes on olemas palju erinevaid teid, mida mööda minna.
kui vaatame kaarti, maakaarti, siis see on üks suur rägastik. ja see on siis see, mis on siin füüsilises maailmas, aga vaimses mõttes on olemas ainult 2 teed, mille vahel valida ja mida mööda minna. Ja üks neist viib hukatusse ja teine viib ellu. Ja Jeesus ütles nii, see on kirjas piiblis Matteuse evangeeliumis 7. peatükis ja see on lõpuosas sellest, mida me tunneme Jeesuse mäe jutlusena. Ja kui Jeesus oli rääkinud seal pikalt oma kuningriigi põhimõtetest, siis ta lõpus esitab mõned sellised kutsed, mis on ühtaegu kutse, ühtaegu hoiatus. Ütles, minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Üldpilt on siin selge, et on 2 väravat, 2 teed, 2 gruppi inimesi, 2 sihtkohta. Ja kitsast väravast mahub sisse küll igaüks, aga sealt ei mahu sisse kõigega, mida kaasa võiks võtta. Ja lai värav tundub kutsuvam, lai tee mahutab ära nii rändajad kui kõik selle, mis neil kaasas on, mida nad kaasas veavad. Ja selleks, et minna läbi laia värava ja mööda laia teed, selleks ei ole vaja täita mingisuguseid olulisi nõudmisi, ei ole vaja mingisugust distsipliini, sellise kerge voolutee, tuleb lihtsalt minna. Ja see kitsas tee on pealtnäha piiravam ja pealtnäha on sellest kui raskem käia. Ja nii nagu Priidu ennem luges, kui Jeesus teises kohas ütles, et mina olen tee, et tulge sellele, siis kitsas tee sümboliseerib nagu Jeesusega koos käimist. Ja neid, kes järgivad Jeesust ja tema üleskutset Jumala riigi põhimõtetele, siis neid on suhteliselt vähe. Ja nagu selles kujundis ka, siis üks asi on see, millised on need väravad ja kuidas on sealt siseneda ning millised on need teed ja kuidas on mööda neid teid käia. Aga kõige olulisem on siiski see, et kuhu need teed viivad. Ja Jeesus ütles, et üks viib hukatusse ja teine viib ellu. Ja selles mõttes, et need teed ei vii kuskile, ikka ise tuleb minna. Aga jõuad sinna, kuhu selle tee ots viib. Kui läheme näiteks mööda ilusat teed, mis viib sinna, kuhu me ei taha jõuda, siis me päris elus füüsiliselt ju seda teed ei valiks. Üldiselt meil on omad sihtpunktid, me tahame kuskile jõuda. Ja kui me tahame kuskile jõuda, siis me hindame, et see on väärt seda pingutust, neid ohvreid, seda higi. Ja kui me kohale jõuame, siis me oleme meeletult õnnelikud ja rahul. Ma ei tea, kui paljud meist on mägironimisega tegelenud, mina ise ei ole, aga kui vaatan neid pilte või videosid nendest, kes on roninud kuskile mäetippu ja kui nad sinna kohale jõuavad läbi raskuste ja riskimise, siis need sellised tohutu õnnelikud ja rahulolevad näod vaatavad sealt vastu. Ja tee ellu näib kitsas, aga sellel on rõõmu. Ja see, kes kohale jõuab, see kogeb ülimat rahulolu. Meil on elus palju erinevaid valikuid ja väiksemaid valikuid ja teid, mida mööda käia ja valida, et kuhu ma tahan ikkagi välja jõuda. Vastavalt sellele teed valida, aga suures plaanis on meil üks valik. Kas kitsas tee või lai tee, kas see, mis viib hukatusse või see, mis viib ellu. Ja see on kõige olulisem valik, mida teha. Ja see tee ise ei vii kuskile, nii nagu ütles Heltermaa sadamakapten, vaid mööda seda tuleb valida minna. Ja me kõik teeme oma valikud, valime oma tee, millel käia ja nii nagu Jeesus oma selles kõne lõpus, see oli üleskutse, siis see on ka täna üleskutse meile, et valigem tee, mis viib ellu ja mingem mööda seda.
aitäh, aamen. nüüd laulame laulu ja laul on lõpulaul. Pühitse mind oma vaimu templiks. kui Jumala vaim tuleb meie sisse elama, nii nagu see laul räägib, pühitse mind oma vaimu templiks, tee minust, Jumal, sinu vaimukoda, et siis see vaim aitab meil ka elada, käia sellel kitsal teel. Pühitse mind oma vaimu templis, et võiks olla aus ja õiglane su ees tänus oota, et su vaim võiks täita ja ma ilm näeks sinu sees. Pühitse mind oma vaimu templis, et võiks olla aus ja õiglane su ees tänus oota, et su vaim võiks täita ja ma ilm näeks sinu sees. Jäänud on veel meie isa palve ühiselt paluda ja siis annan edasi õnnistus seal. Ja palume. Meie isa, kes oled taevas, pühitsenud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Annan edasi õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen. Aamen.